aga ma ei pea seda tegema. Sellepärast, et teie kõik olete juba ammu selle puiestee siin avanud tema uuel moel. Ma olen käinud õige mitmel õhtul vaatamas ja toetamas oma häid kolleege, kes siin autovabaduse puiesteed ehitavad ja teid on olnud siin õhtuti väga palju vaatamas ja kaasa elamas. Ja täna juba õige varakult päeval, kui ma siin ka Vikerraadiole intervjuud andsin, siis oli päris kõva sagimine. Nii et tartlasi oli tulnud vaatama ja uudistama väga palju ja sellepärast võib julgelt öelda, et autovabaduse puiestee on juba ammu avatud. Me ju mäletame neid suvesid, kui see puiestee siin on olnud ligi 20 päeva kinni autodele, sellepärast et on toimunud toredaid üritusi. Rally Estonia, Hansapäevad, triatlon ja palju-palju muid, näiteks ka linnapäeva üritusi. Aga sellel aastal, sel erakordsel aastal, kõiki neid üritusi ei toimu või nagu Rally Estonia toimuvad mõnevõrra hiljem oma ette nähtud ajast. Ja sellepärast siis me otsustasime, et teeme selle ammuse mõtte teoks ja toome kuuks ajaks selliseid toredaid asju siia Vabaduse puiesteele, mis kutsuvad kõiki tartlasi, olenemata vanusest, olenemata sellest, kust Tartus elate, olete nooremad või vanemad, kutsume teid siia, et seda erilist linnaruumi saaksite nautida ja järele proovida. Ja autovabaduse puiestee mõte ongi selles, et näidata, kui mitmekesine on Tartu ja kui mitmekesiseid võimalusi me võime ise luua selleks, et Tartu oleks veelgi parem, euroopalikum kultuuripealinn aastal 2024. Me mahume Tartusse kõik ära. Jalakäijad, jalgratturid, autojuhid. Siin on ruumi ja kui me üksteisega arvestame, saame ka edaspidi mõnusalt siin liigelda ja olla. Aga täna siin, selle väikese mäe otsast, ma soovin teile, et te kasutaksite, naudiksite kõiki neid võimalusi, mis mu head kolleegid ja nende sõbrad on siia ehitanud. Siin on kiigelabürint, siin on liivakastid, siin on heinamatid, siin on pallimängimise võimalused, töötoad ja koosolekute pidamise võimalused. Nautige seda. Ja see on eriline kuu ja kuu aja pärast teeme kokkuvõtteid, kuidas meil on siin läinud. Ma usun, et kõik need head inimesed, kes on siin toimetanud ja ehitanud, väärivad meilt ühte suurt aplausi. Tervitame neid. Ja armsad tartlased, ilusad suve. Elagu Tartu! Daamid ja härrad, noored, vanad, kuked, kanad, kes te kõik siin olete täna kokku tulnud. Mul on väga suur au teile pajatada ühest saladusest. Nimelt, kohe on hakkamas autovabaduse puiestee aardejaht. See tähendab seda, et kogu sellele autovabaduse puiestee maa-alale on ära peidetud 50 valge taustaga numbrit. Need on asjade all, peal, külje peal, kus iganes. Neid ei ole kerge leida, uskuge mind. Kui te ühegi leiate, te olete väga-väga õnnelikud. Kõik need numbrid tähistavad ühte väga suurt auhinda, neid on 50. Kui te leiate numbri, siis viige see number kõige Kaarsilla poolsemasse klaasmajakesse ja seal te saate siis selle auhinna kätte ja oleme siis ikkagi toredad ja teeme niimoodi, et üks number ühe inimese peale. Te võite olla kavalad ja anda siis mõne sõbrale, kui te leiate rohkem, aga vaevalt, et te leiate, need on hästi ära veeritud. Aga et te teaksite, mis toredad auhinnad üldse on ja neid on palju, siis ma ütlen. Aardejahi auhinnad on välja pannud Tartu hotell, Aura veekeskus, mis on kusjuures esimest korda ka sel juulil avatud. Sest nagu me teame, rannad on paksult inimesi täis, 2+2 tuleb kuidagi hoida, nii et teeme seda siis ka näiteks Auras. Gustav Castro, Werner, Mänguasja muuseum,
Eesti Rahvamuuseum on pannud piletid muinasjutunäitusele Elas kord ja püsinäitusele Kohtumised, Tartu seikluspark, Kohvik Pierre, MTÜ, Tartu Suveteatri Selts, Tartu Ülikooli muuseum, Green Room Cafe, Ihaste ratsakeskus, Escape Tartu, A Le Coq, Vapiano, Meat Market Campus, Vilde ja Vine, Vein ja Vine, Polpo ja Illekaart. Ühesõnaga auhinnad, nagu te kuulsite, on võimsad. Need on tõesti spa-pakettidest kuni teatripiletite ja seikluspargi kinkekaartideni. Nii et minge, otsige, uurige, vaadake, mida toredat siin kõik on. Olgu veel öeldud, et kell 8 siin samas toredal kunstmuruplatsil astub teie ette Chaté tantsukool koos oma noortega. Aga nüüd ilma pikama jututa on teie ees DJ Hühühüru! Tervist, palju tervist, ilusat suve, edu sellel aastal. Kas sina teed siis pilti? Läheb näha muidugi, pole kaua näinud. Kus sa minu kogu aeg? Soovime kõikidele Tartu elanikele tervist, edu, õnne, mõnusat äraolemist. Ilm on hea. Tund on paras. Ära võtki ära teele, ma ikka. Nii, härrad on nooremaks läinud. Kõik inimesed muutuvad kevadel nooremaks. Äkki tei täitsi ka pahta. Paned ajalehke ka või? Tartu tüdrukud tulevad siia. Tulevad. Sinna. Nii, ja tantsutüdrukud tulevad esinema rohelisele murule. Meie ees siin on praegu bassein, kus saab ööpäev läbi ujuda. Hommikust õhtuni ja öösel ka. Nii, vesi jääb ka ööseks alles. Ja edasi tuleb juba roheline tantsumuru. Nagu samas, väga vahet.
Väike värvimistöö käis siin. Jaa, väga tehtatud. Tere, ilusat suve, palju edu. Nii, mõni sõna ka tuleb nüüd. Ma käisin, tegin lapsele. Linnapeaga saab pildi Tallinna kodanik, mis teid siia tõi? On midagi huvitavat? Ja mulle see idee väga meeldib, see autovabaduse Puiestee? Autovabaduse puiestee või no mulle meeldib autovabadus. Jah, autovabadus. Selles mõttes, et see tegelikult see tuiksoon ei ole tähendab see autovabaduse puiestee ei ole tuiksoon. Ei ole, jah. Ta on küll mingi transiit, et saad ühelt tuiksoonalt teisele. No õnneks meil on siin 3 silda, me saame seda võimalust. No need, kes on harjunud, nendel on raske, aga kui selle mõttega ära harjub, ma arvan, et see on väga hea. Ja mulle meeldib, siin oli vanasti Pritsumaa ja Torn ja siin oli kõik ju turg. Turg oli, puuturg oli, igasugune muu turg. Siin oli toiduturg. Tere, jõudu sulle. Nii et noh, me peame ikka mineviku meeles pidama. Ei, me vastupidi, me peame tulevikus ka ilma sellise meeletu autode hulgata hakkama saama. Muidugi. Eriti Tartu linnas. Jalgratas on ideaalne vahend. Tõsi, siin on üks aga. Tartus on väga vaja eriti vanemate inimeste jaoks elektriratast. Sellepärast, et ühelt kaldalt teisele ütleme, et raadilt alla tulla ja tähtärre üles. Ühest majast alla, teisest üles. See on raske. Et see on ideaalne elektriratta, mis aitab. Variant. Ideaalne linn selle jaoks. Tallinnas võiks tavalise rattaga rohkem sõita, aga siin on elektrit vaja. Eriti vanematele inimestele. Aga kas te olete tähele pannud, et viimasel ajal tõukeratta peal on 2 inimest, mitte üks ei ole. Emad koos lastega, isad pojaga. See ei ole hea parentidega, aga näete, mootor veab. Kui see on väike laps, siis jah, aga muidu suured inimesed seal. Noorpaaril ei sobi tõukerattaga sõita, kui tal elektrimootor on. Kõik sobib. See väike masin ei pea vastu. See on küll, see on teine asi, jah. No palju edu, palju edu. Tantsuklubi, mida teie täna siin planeerite? Nii, siin on nüüd 3 põlvkonda koos. Kas vanaisa nimi on ka pojal ja lapselapsel või ei ole? Ei, päris ei ole, tüdrukad ei oleks sobi. No siis ei sobi, jah. Liiga hilja. Nii, no aga kalenderplaan on olemas, et kui palju tuleb järgneva 20 aastaga. Nii.
Nad kalenderplaani neil ei ole. Me näeme, et siin on puidu töömeistri tooted välja pandud, liuad, kandikud, siis on söögivahendid, toidu valmistamise vahendid ja siin on väga väikese mustriga niisugused noad. Et kuidas see on valmistatud, mis te ütlesite? Laseriga. Laseriga, jah? Ja kaugel see meister siis elab või kust? Tartus, jah? Nii, teie käest saab siis niisuguseid haruldusi isegi tellida. Ja teil on siis oma klubi või on wood room, tähendab puiduruum või? Puit, käsitöö ja disain. Ahaa. Kas teil on mõni ese juba seal Eesti Rahva Muuseumis ka või? Ei ole. Veel ei ole? Ei ole pakkunud sinna. No jah, ega nemad ei taha osta, nemad ütlevad, et kinkige meile. No aga siis, kui te ühe asja ära siit valite välja või kaks ja kingite, siis on teie nimi muuseumis olemas. Niimoodi. No see võimalus on. Alati on mingisugune võimalus. No aga palju edu teile. No siin on meil üks tantsupoiss, Tartus Segarahva tantsurühmas tantsib ja mis teil siis päevaplaanis on või kalenderplaanis sellel suvel? 7., 8., 9. august on Narva ja Narva-Jõesuu on Narva linnapäevad, lähme lihtsalt vaatama ja vaatame. Ja noh, nagu rühma rahadest on võimalus saada, siis Selge, jah. Et koos tegutsemine ja koos puhkus. Ja puhkus, jah. Ja nii nagu on Kusta rühmal need suvepäevad või nagu me oleme teinud need. Ja selge, aga kes teie treener praegu on Kusta Rodimaa rühmas? Kui me ühesõnaga otsime. Otsime treenerit, jah. No raske leida ja tantsijaid on ka raske leida. Mitu poissi teil puudu on? Kusta rühmas on ka poisse puudu ju. No võib-olla saame veel juurde, nii et eks neist, eks see sügis näitab tähendab. Aga puudu on? Üleskutse poistele? No ütleme, võiks olla, jah. Võiks olla, jah. Võiks olla, jah. Ja tüdrukud võiks ka olla. No palju edu teile. Ja nooremaid. Nooremaid, jah. Kui palju endal aastaid on? 57. No siis ei ole, mina olen ju 75. No ja ma käisin ju teie rühmas tantsimas. Käisid. Ja juubeli ajal olin ka tantsurühmas, esinesime. Aga see oli ainult häda pärast, sest teil oli tõesti suur puudujääk meestest. No kuhu me pöördume ja kust me neid leiame, neid tantsuhuvilisi? Tuleb öelda, et tants on noorele inimesele käitumise kool. Käitumise kool. Kui sa tantsid tüdrukuga, siis tuleb naeratada, teda vaadata, kui sa temaga räägid. See on tõeline käitumise kool. Võib-olla, kui me seda niimoodi serveerime, siis tulevad tantsurühma noored inimesed, sest siis nad oskavad tüdrukutega käituda. Õige. Olgi nii. No ilusad suve. Tänud.
niimoodi ja täpselt, varjavad ära. Aarde jah, nii et 50 sükest sedelit on igale poole siia ära peidetud. Kui te leiate selle sedeli, te saate kindlasti võimsa auhinna omanikuks. Selle auhinna saate kätte kõige kaarsilapoolsemast klaasmutkast. Aga nüüd, see on hetk, mida te kõik olete oodanud, sellepärast, et teie ette astub Chantee tantsukooli noored ja nemad tulevad tantsuga Purunematu. Koreograaf on Ivan Keim, juhendaja Krõõt Kiviste ja tegemist on lyrical jazz stiili kuuluva tantsuga. Sometimes when you look around, everybody seems so nice. And other times, when you have been betrayed, when your best friend has broken your trust, you feel distressed, anxious, fighting with a rush of different emotions. And you wonder, can I ever trust anybody again? Hands up in the air like we don't care. We're shooting deep into space and the lasers the dark cut right through the dark. It's just a sweet mother cry dancing forward to the floor. Beats in my heart. Put your hands on my heart. And I never was smart with love. I let the bad ones in and the good ones go. But I'm gonna love you like I've never been hurt before. I'm gonna love you like I'm indestructible. Your love is ultimate magnetic and it's taking over. This is hardcore. Ooh, and I'm gonna love you like I've never been hurt before. I'm gonna love you like I'm indestructible. Your love is ultimate magic and it's taking over. This is hardcore. And I'm indestructible. Järgmisena astub teie ette Ketri Taaber soologa Mary Poppins, juhendaja ja koreograaf Triin Tamm. His volumes brings a smile. He would read me lots of stories when he wasn't on the service.
Now I'd like to share the wisdom of my favorite bibliophile. He said, cover is not the book, so open it up and take a look. It's under the covers, one discovers that the king may be a crook. Chapter titles are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book. Mary Poppins, could you give us an example? Certainly. Nellie Ravenna was made of wood, but what could not be seen was though her trunk up top was barren, where her roots were lush and green. So in spring, when Mr. Hickory saw her blossoms blooming there, he took root despite a bomb, and now there's seedlings everywhere. Which proves a cover is not the book, so open it up and take a look. Cause under the covers one discovers that the king may be a crook. So please listen to what we've said And open a book tonight in bed. So one more time before we get the hook. Sing it out strong. A cover is not. Please take her advice. A cover is not. You'll pay the price. A cover is not. So the cover is not the book. Järgmisena teie ees Liselle Kirsipuu lüürilise soologa The End of the World. Juhendaja Triin Tamm. Kolm lugu oli. Jah, vähe muidugi. Vähe võitu. Ikkagi vähe võitu. Ei
ole, siin peab küsima tolle teadustaja käest, sest siin keegi levitab nagu ei ole ja mina ei ole ka seda programmi näinud. Tolle venna käest sealt, jah. Küllap sealt, tema peab jah muidugi kuskilt saab, aga jah, programm ei ole, see on ikka üks miinus. Miinus ja miinus. Ja midagi teha ei ole. Pane kokku on pluss.